hommikut. Katse number 2 siis rääkida asjadest nii, nagu asjad päriselt olid. Kõigepealt siis kohvitopsi kaanest hommiku 7.50 ärkasime ja ei olnud veel kõige teravam pliiats pinalis, nii et läksin siis 7-Elevenisse, aga kuna seal ei antud seda kohvitopsi kaant, et kohe sulle, kui sul on kohvi ära ostetud, siis nad panevad selle kaane sul kassas sinna kohvile peale, siis ma suutsin selle kohvi endale särgi peale igale poole laiali ajada. Aga hetkel jah, siis andsime ära oma võtme õigemini ja vabastasime toa kell 9 ja võtsime Bolti takso ja takso tuli hästi kiiresti järgi meile. Seekord leiti ilusti ülesse ja nüüd näitab siis meil Rassadaberi sadamasse sõitu 30 minutit. Hetkel tõuseme nagu mägedesse ja siis seal on meil siis pool tundi ajavaru niimoodi, et see aeglane praam liigub siis kuskil kell 11, ma loodan välja, ja kell 1 peaks jõudma ta siis Pibile ja sealt saab siis juba vaadata, kus meie ööbimiskoht on ja meil peaks Pibi saarel vastu tulema üks väga tore ja lõbus eestlane. Kasta seal on kohal ja mis seal saare peal toimuma hakkab, seda juba paari tunni pärast. Jõudsime kohale Rassadaberi, siin on siis nüüd pardapassid 3 tükki Pibile, mis sai ilusti kätte, kuna eile oli ära bronnitud ja 12 kõu Aasia, 12 kõu.Aasia on see koduleht, kus ja siis on siin veel sellised rohelised, need paneb siis särgi külge, mul on see endal hetkel mütsi külge pandud siin ja siis juba kell 10.20 tuleb siis gate 2 minna, siis sealt saab siis minna siis selle praami peale, mis viib ära Pibi peale, nii et selline siis päeva algus. Taksosõit oli vinge, juht kihutas, möllas punaste tulede alt igalt poolt läbi ja jõudsime siis kohal ilusti siia. Siin on kohe olemas kohvik, saad oodata rahulikult, kuna sul siis praam tuleb ja siin on siis hinnad näha, et espresso, americano on 70, kohe vaatan, mis see siis võiks olla. Kalkulaator peab siin olema ju kogu aeg, paneme siis niimoodi, et 70, see näitab 1,91 kohvi hinnaks ja mul oli takso sõitmaks siis siia 286 ehk siis 782 ja ma jätsin talle jotsi ka sott, see on siis 386 ehk siis minu taksosõit läks maksma siis 10.55. Juht kihutas nii, et vähe ei ole, ega ta ei teadnud, et me tuleme kella 11 ja andis endast maksimumi, et ma jõuaks õigeks ajaks kohale. Reaalselt näitas tegelikult tuleku aega 13 kilomeetri peale tund aega, aga tema sõitis selle ära 33 minutiga. Ja hetkel siis teen väikese tuurikese, näitan siin, mis siin Rassadaberis siis on. Sealt saab ilmselt kuskile peale minna, praam tundub, et on see juba. Ja siin on siis võimalik kiirpaate kõike osta, et sisuliselt üks variant, et bookid ära online'ist ja teine, et tuled siia koha peale, et siin ei ole nagu probleem, et ei saa nagu. Äkki saame ikkagi mingisuguse istmekoha ka siia, oleks nagu vinge küll. Oot, teisel korrussel, esimesele korrussele oleks saanud istuda, aga ei tea, kumb otsus parem on. Liigume juba siis Pibi poole, ehk siis 8 minutit see praam hilines rannast ja kuskil siis orienteeruvalt 2 tundi peaks see sõit kestma, et tundub igatahes väga vinge ja äge, väga tuuline on siin. Või seal päris üleval on äkki siis mingid vipid või, ei tea, vaikselt liigun, vaatan, mis seal on.
siit laeva tagant oleks ka tegelikult saanud ilusti üles jalutada. Ja tundub, et siit saab ka veel üks korrus veel kõrgemale minna, ehk siis veel parema vaate. Siit ülevalt inimesed võtavad päikest siin. Siit on vaatepilt tegelikult juba päris massivne. Praam liigub tegelikult niivõrd vaikselt ja nii rahulikult, et ma usun, et see kiirpaat ei oleks olnud hea mõte. Siin rahulikult 2 tundi tiksuda ja filmida seda on 100 korda ägedam. Aga siin all on kordi jahedam kui üleval. Siit on hästi vaadata, on tegelikult näha suured millimallikad. 60-kesed, siin on niisugused munavõileivad. Hakkame juba kohale jõudma vaikselt siia ja kohe siis paat, praam, whatever jõuab siis sadamasse ja sadamast tuleb hakata vaatama siis millega me edasi saame, kuna meie ööbimiskoht ei ole siin päris mekas ning kaua sinna liigub, väidetakse, et siis väikse kalapaadiga tuleb meil siit liikuda kuidagi moodi. Siin on siis selline vaatepilt hetkel. Saare tasu. Ja nüüd tuleb hakata siis vaikselt maha minema siit, et mitte käna käia ja raha valmis otsida ja siis olemegi saare peal. Thank you. Ja sellise pääsme sai siis vastu siit, et oled saarele jõudnud 20 pakki, kohalik tasu. Ja nii palju, kui tuleb turiste saarele, sama palju üritab siit inimesi saarelt ära ka minna. Hi mate. Hello. Long Beach? Yes, Long Beach. Is it free or how much? Free. Las ma arvan, kes siin on. Tere tulemast saarele. Oh jumma joo. Kopsid on kohe vastas. Oi. Selline asi siis kohe. Abetere või? Mis siin sees on siis? Kodumaine. Ja kainet päeva ei tulegi. Normaalne. Mingi pisikese paadiga me siis nüüd lähme siis Long Beachi. Eepilised kaadrid on siin täitsa, ma ütlen tõesti Leonardo DiCaprio. Ja olemegi jõudnud siis enda hotelli väikesesse minisadamasse. Ja ma arvasin, et selle paadiga on hirmsam sõita, aga ei ole. Siuksed mootorid on neil väga vinge. Mul on nii hea meel, et ja muidugi ikkagi see pang, mis meile siin rannas kingiti, et eestlased on ikka üllatusrohke rahvas. Ja nüüd me siis randume siia täitsa valgesse randa ja oh yeah. Olemegi kohal. Ikka redel pannakse ilusti kõik ja kohvrid ja asjad. Jah. Thank you so much. Yeah. Saad aru, sihuke paradiis. No ebareaalne. Vaatame kohe, kus meie hotell on. Otsin oma paberid ka välja, see on paradiisi rand siin. Jah, first time, esimest korda olen ma siis nagu päriselt sellises kohas, mida ma võin ise enda jaoks nimetada troopikaks. Sina, kes seda videot vaatad, ilmselgelt võib-olla oled veel paremas kohas käinud, aga minu jaoks on see juba absoluutne lagi.
jalad paluti ilusti ära pesta ja nüüd oleme receptionis. Ja nüüd ma siis registreerin ennast sisse siia. Ja siis paneme kohvrid ära ja otsime mingi võimaluse, kuidamoodi siis saare keskpaika tagasi saada. Nii, saime kätte oma toa. 2 kümpi andsime tippi ka, see on viisakas. Siin on sellised väiksed ägedad elemendid tehtud, siin on mingid istumistoolid. Kusjuures, kui me hotelli broneerisime või seda kohakest, siis me ei teadnud, et hommikusööks sees on. See tuli täitsa üllatusena. Meie ööbimiskoht on siis 3,5 kilomeetri kaugusel Pibi keskusest ehk siis saare keskpaigast ja me otsustasime, et me liigume jala. Meeletu palavus on, aga ma ei vingu, sest on veebruar ja kui tagasi tulla, siis need väiksed paadid käivad sisuliselt ka kottpimedas öös ja küsitakse 150 pahhi siis ühe inimese kohta, et kui 3 inimest tahaks liikuda, siis oleks 12 €. No sisuliselt nagu takso. Aga jah, nüüd on juba väike langus ja tund aega on siis see minek sinna põhikohta, et no vot ei teadnud, võtsime ööbimise siia. Muidugi ma olen mega rahul, mega ilus on siin. Aga kui jah, olla siuke peoloom, siis sa pead põhimõtteliselt iga päev selle 3,5 sinna, 3,5 tagasi, ehk siis 7 kilti nagu läbi džungli kõndima. Aga siin on võimalus kohata ahve. Võib-olla me näeme ahve ja see ongi see point, miks me selle tee ette võtsime. Teine tee on see, mis liigub siis mööda rannaala ja siis saab sealt kaudu ka minna. Äkki siis homme või ülehomme. Aga hetkel liigume me mööda sellist, mööda mägiteed. Mäkke sai ära ronitud ja siin on siis mingi kohalik kass ja kellegi kodu ja siit me vaikselt niimoodi lähme. Vahepeal vaatan korraks Google'isse ka, kas me üldse oleme õigel teel. Võtame korraks selle Read Center Mapi lahti ja vaatame, kas me oleme üldse õigel teel. Jah, me liigume täiesti õiget teed pidi ja mis seal siis ikka, anname minna. Korralik džungel on siin. 3,5 kilomeetrit on siis mööda sellist middle of nowhere. Siin võib ahve ka kohata, ei tea, kas näeme ka. Selline korralik tõus on, kui näidata, siis umbes selline kallak ja järjest rohkem üles poole. Aga ise me selle tee täna valisime ja noh, veidikenegi teistmoodi seda kogetud reisielamust. Selline looduskaader siis. See oleks nagu oleks päris džunglisse sattunud. Mingid sääsed siin veidikene söövad. Mul ununes sääsemürk siiski maha. Aga eks ma hakkan neid siin siis ükshaaval tapma. Ja muidu ei olekski sellist vaadet näinud, kui me ei oleks tulnud mööda mägiteed. See puu tundub, et see on mingisugune, ma ei tea, raadiusega äkki 10 meetrit. Siit on mingi kõrgendik ja liigume edasi. Tundub, et siin on mingi veehoidla ja me oleme selle meeletu palavusega jõudnud kõndida siis ainult mingisuguse kilomeetrikese. Taksod või mis iganes teenused läksid ära ja jäänud on kõndida siis mingisugune äkki 4,1 kilomeetrit. Ei olnud vist nii palju. Valetan, 42 mintsa on. 2,8 kilomeetrit on veel minna läbi selle mega palavuse. Õnneks on veel vett veidikene. Aga ühtegi taksoteenust ka enam ei näe. Bolti ka mitte, nii et tuleb jala läbi teha see maraton, et veidikenegi kilosid kaotada. Hetkel oleme jõudnud siis mööda külatänavat kellegi koduhoovi. Seal on tibu, kanad, kukk ja sükene kohalik elu. Ma unustasin maha sääsetõrje ja ma nägin, et üks sääsk, kes tuli jala peale, see oli sükene kirjude tiibadega sääsk.
Õnneks ei õnnestunud tal veel mingit veretööd teha. Ja meil on veel liikuda sisuliselt mingisugune, ma arvan, et kuskil 2,5 kilomeetrit, aga kuna see tõus on kogu aeg mingisugune, pakun välja mingi 10%, siis see on suht väsitav, tuleb rahulikult liikuda ja siis me jõuame sinna Mekasse, kus on siis öised siuksed tulešõud ja värgid ja kõik siukene, mida ma siis jooksvalt näitan, mis siin Pibil täpselt toimumas on. Aga jah, väga üle ei maksa ka rapsida ennast, et jooksed sinna, siis põletad selle vee kogu süsteemist välja ja siis on hapniku ja veepuudus ja 100 miljon häda veel. Mul on vett veel nii palju. Ja minna veel omajagu. Sellised ägedad väiksed majakesed on igal pool. Ja siis on siuksed rollerid, mopeedid, liikumisvahendid, millega siis liigutakse siis igapäevaselt. Aga noh, mida vaesem on inimene, seda õnnelikum ta on, nagu näha, siis väiksed lapsed jooksevad siit ja on üsna rõõmsas tujus. See on nende igapäevaelu. Mega happy'd ja mega õnnelikud. Ma oleks nagu palverännakul korralikult väsinud, aga minna on veel korralikult ja ma loodan siiralt, et ma tõesti saan oma kaalus alla siin. Väga huvitav kana. Siuksed kõhnad pikkade kõrgete jalgadega. Siin on siis mingisugune veevärk. Taga mingi motikas, kukkireb. Siin on siuke mõnus vanakooli auto, Nissan 1794 autonumbrimärgiga, see on mingi tänav oli seal. Ja siin on jälle üks kollane mopeed, seisab siin, esiratast enam all ei ole. Ja meie üritame minna liikuda mööda mäge üles, et tükk maad on minna. Tere kass! Kohalikud tänavad, kohalik elu, mida muidu ei näe. Turistikana sa seda ei näe. Ei, väga vinge. On väsitav, aga kannatan ära selle palavuse ja kõik selle, mis siin on. See näeb välja nagu tuletõrjeauto. Ma ei teagi, kus ma nüüd jõudnud olen. Siin on mingisugune, ma ei tea, mis siin toimub. Mingi vana teeb ehitab seal midagi. Ja kohe hakkab langus uuesti, nii et veidikenegi leevendust sellele mäkke tõusule. See mäkke tõus on olnud juba päris pikalt. Siin joosta või? Hullu meesus. Keela segasin teie elu või? Vaata. Siin. Jõudsime lõpuks mägedest alla ja veidikene tundub, et oleme jõudnud tsivilisatsiooni. Jalkaväljak, väiksed tänavad, justkui oleks Kreetas või Kreekal või Roodosel. Ja ütlen, ma olen täiesti rahul selle mägimatkaga, selles mõttes vahepeal oli küll siuke tunne, et kops on niimoodi süles, et enam ei jõua, no lihtsalt ei jõua enam. Ja mingisugused sääsed, mingisugused troopilised sääsed olid ka juba otsapidi kallale roninud ja ilmselgelt siis sääsetõrjevahend ununes siis ööbimiskohta ja siis tuli kätega kiiresti ära taguda need sääsed ja nüüd on siis niimoodi, et lähme liigume siis sellisesse kohta nagu
Freedom baar mingisugune, ma ei tea, see on sadamast põmm läbi ja teisele poole, siis seal peaks olema mingisugune baar ja seal läheb täna mölluks. Vein ja kuuler, see on mingi... Sa ei ole proovinud seda? Ei ole, see on hea asi või? Keera lahti, kui mees oled. mis on vein ja õlu siin? Ta on veinijook tegelikult, nagu vanema tehtud morsse. Oi plinn, siin on suhkurt pandud. Ma olin 98 kilo, kui ma tulin siia, ma arvan, et ma nüüd olen vähem, ma arvan. Vaatleme. Kaal näitab. Ma ei tea. Ja alkoholus on ta sees. Kurat, sa nii pruuned. Vaata, kui hele mina olen. Sa oled nädal aega rohkem olnud, jah? Issa, ma saan ka kellegi kõrval öelda, et ma olen Ennast hästi tunda. Kingitus, mis see on? Ei ole. Vana Tallinna. Ei ole nii. Kaua mängi, vaata. See on muidugi teine pudel. No džunglis käime, džunglimatka olime ühera. Tehakse käid asju. Ah? Welcome to Estonia, veebruarikuu ja meie joome Vana Tallinnat siin. Varsti on vabariigi aastapäev ja mis saaks olla parem kui Vana Tallinn. Aitäh sulle väga meeldiva kingituse eest. Purksi japsu peale. Surm on all. Ma mõtlen, ma ammustan sõrme ära. Ei, pilega. Vaata, kuidas Antero minestab, siis see vürtsine. Kusjuures ma enam ei minesta väga. Ei minesta. Ma olen siin juba veidikene neid kohaliku kultuur... Ai, plau! Oh! Fucking hell, mis asi see oli? Oota. Vana Tallinnaga pead lahjendama chillit. Oh! Leven ja selline purks siis. Väga hull. Üks info veel vahepeal, et ma eile siin seletasin, et kanep on legaalne. Tegelikult ei ole. Tegelikult on niimoodi, et need, kes said litsentsid, need kehtivad veel veidikene aega ja siis on pidu läbi. Need, kes tahavad siin veidikene Bob Marley't mängida, nendel on aeg läbi. On üks väike pangetäis jooki ja siin on üks pangetäis jooki ja siin on mingisugune jook. Ranna WC ja 10 pahki ning vetsus käidud ongi. Ootan hetkel siis, kuna tekib mõõn, et siis näidata teile, kui kaugele saab liikuda ilma, et vesi tagasi tuleks. Et üks suur koer üritab trukkida väikest koera. Tulin siis rannast veidikene eemale, mingisugune 200-300 meetrit ja kuna on tekkinud mõõn, siis on võimalik nii kaugele jalutada ja umbes 8 ajal ehk siis 2 tunni pärast jõuab siis vesi siia tagasi. Nii et aga siin on täiesti kuiv, ütleme niimoodi, et võid täitsa palja jalu või plätaga kõndida. Ja hetkel liigun siis randa tagasi ja siis pärast õhtul vaatan, mis siin siis toimub rannas ja mis peod siin toimuvad.
for Miami. Come on, put your hands up. Kell on 20:21 ehk siis teie aja järgi 16:21 ja meil on tuleshow vaadatud ja lähme vaatame, kas me saame siis mingisuguse õhtusöögi